tere tulemast uute vlogi ja ma võtan teid kaasa reisile. Ma lähen Mallorcale koos oma emaga ja me teeme iga aasta mother-daughter trip. Eelmine aasta me olime Islandil, enne seda Dubais, nüüd me läheme Mallorcale ja ma siin pakin asju. Reaalselt nagu mul alles kõik riided kujuvad, kõik on läbi märjad, aga mul peab olema paari tunni pärast see kohver pakitud, sest ma ei jää ööseks koju. Ma lähen EMS-i juurde ja siis me läheme koos lennujaama ja mul on siin normsegadus. Mul on Under Armouriga koostöö, saatsid mulle merchi. Ma käisin just trennis ja mul tuli meil, et mulle pakk on tulnud, aga mul on midagi tellinud. Ja ma räägin siin tegelikult nii lahe osa sellest, et olla nagu influkas, sest sulle saadetakse tasuta merch ja PR-i ja nad isegi ei ütle sulle, nii et see on nagu surprise. See on mega lahe ja mulle saatis Room veel midagi, nagu nad isegi kirjutab mulle ja see on mega raske pakk. Ja content creation üldse tegelikult, kui sa oled seda kunagi tahtnud teha või mõelnud, et sa võiksid do it, sest nagu teate, kui naljakas mul oligi just üks nii-öelda koostöö. See ei olnud nagu, ma mõtlesin, et see on mingi täiesti lambine, on ju, jagasin enda sooduskoodi ja meil oli siuke kokkulepe, et ma saan sealt nagu kickbacki, on ju, kui inimesed seda kasutavad ja ma arvasin, mingi 3 inimest kasutas koodi. Ja siis see ettevõte kirjutab mulle, et sa teenisid üle 250 euro, üle 40 inimese kasutas su koodi ja ma olin nagu jumala hea extra cash, see on nii amazing, lihtsalt postitamise pärast ja tegelikult eelmine kuu kokku ainult mingi koostööd asjade pealt ma teenisin juba üle 500 euri, nii et kui sa oled kunagi mõelnud, et hakata nagu content creatoriks, siis just do it. Just do it! Oh my god, nii äge, nad saatsid mulle enda uued joogid. Need on matcha ja laimiga. Ma armastan neid kollased on nii freaking head ja nad saatsid mulle terve kasti neid. Nii, ma loon hetkel uusi Claude skille, et ta saaks mind veel paremini aidata. Ma võtsin endale vahepeal uusi töötajaid. Hetkel mul on neid 4 ametlikku. Ja no ma ei maksa neile nagu palka, ma maksan neile arve alusel, aga nagu läks väga-väga kalliks vahepeal ja nagu me tegime selliseid tegevusi, mis on nagu vajalikud, aga mis ei too mulle rohkem sissetulekut sisse, aga ma pean neile rohkem välja andma, nii et see ei ole nagu loogiline, eriti kui ma olen nagu väike ettevõtja, nii et ma siis otsustasin 100% seda Cloudet ära kasutada. Ma kasutan Cloud koodi praegu ja õpetan teda välja ka coworki jaoks, ehk siis, et ta saaks teha palju ülesandeid, mida mul siis varem nagu inimene tegi ja nüüd saab tema teha ja ma saan sellega hoida kokku 1000. Oh my god, kui halb nurks oli, mul oli nagu lõualoid seal. Tegelikult mul ei ole. Nii, ma pakin asju ja ma pean väga palju toidulisandeid kaasa võtma. Sest teate, ma olin antibiootikumi kuuril 6 päeva ja ma olen ise muidu üldiselt väga vastu mingitele kangetele ravimitele, kui sul on võimalik mingi muu lähenemine võtta. Ja ma proovisin 2 päeva holistiliselt ravida siis seda põletikku, mis mul oli, aga see läks nii hulluks, et 3. päeval ma ei saanud kõndida, istuda, astuda, ma lihtsalt surin, mul oli nii valus ja kui ma nüüd lõpetasin antibiootikuuri, siis ma tegin endale väga siukse kange protokolli, et kuidas siis taastada oma tervist nii palju, kui on võimalik. Kes üldse on antibiootikumide kohta midagi uurinud, siis see on tegelikult täiesti crazy, kui kergelt meil neid tänapäeval kirjutatakse ja inimese keha tegelikult terve elu jooksul ilma halbade tagajärgede, et ta kannatab 2 antibiootikumi kuuri. 2, sest need on nii hullud. Ja mina väiksena olen väga palju antibiootikume võtnud, ma sündisin kõrvapõletikuga, ma sain antibiootikumi juba esimesest päevast, on ju. Aga ma ei ole väga ammu pidanud neid võtma ja ma ikkagi pidin seekord ja kuna ma olen nii teadlik nüüd nendest, siis ma teen kõik enda võimuses, et mitte uuesti haigeks jääda, oma mikrobioom taastada, oma tervist taastada. Ja kas teadsite ka fun fact, et naistel peale ühte antibiootikumi kuuri on järgmise aasta jooksul 25% suurem võimalus depressiooni langeda. Sellepärast antibiootikumid lihtsalt kõik need asjad ajavad nii sassi. Aga minu protokoll on selline, ma hommikul tühja kõhu peale joon probiootikume ja need on mul põhimõtteliselt otsas. Ja siis ma võtan seda
ternespiimakapsleid, kolostrumid, täiesti magic, kui sa oled kogu aeg haige, siis need on nii head. Ma võtan neid, nagu siin paki peal on kirjas, 6 tükki. Ma söön hommikusöögi ära ja siis ma võtan 8 tükki organikapsleid. Need on siis külmkuivatatud organimix. Ei ole sponsored, ma ise tellisin Nutri-Eestist. Võtan siis neid koos D-vitamiiniga. Ja teate mida või? Oh my god, ma olin apteegis ja ma lihtsalt 20 minutit lugesin vitamiinide koostiseid ja what the hell. Ja ma muidugi võtsin ühed kõige kallimad, sest teate, D-vitamiinil peab olema tavaliselt siuke mahuaine, õli on ju, et see aitab siis selle vitamiiniga kaasa ja kõikidel oli mahuaine rapsiõli või päevalilleõli, mis on täiesti trash, mida me ei taha oma kehasse panna. Ja ma leidsin ainult 2 tükki, mis oli oliiviõliga ja kookosõliga ja ma võtsin oliiviõliga siis need kõige kallimad, aga isegi vitamiinide koostis peab lugema, on ju. Siis ma võtan seda vitamiini ja siis ma olen võtnud piimaohaka kapsleid. Neid ma pean päevas räme palju võtma, kuna need on nii lahjad. Ja need aitavad siis maksal taastuda. Et antibiootikumid võivad nagu maksale natukene, tegelikult pakuvadki koormust. Ja siis ma olen õhtul võtnud lisaks Nutri-Eesti probiootikume koos magneesiumiga ja siis terve päeva jooksul ma panen neid magneesiumi või mineraalide segu nagu vette juurde, et lihtsalt turgutada oma keha, et ma ei tea, millal ma viimati nii palju toidulisandeid võtsin, võib-olla siis, kui ma tegin bikini fitnessi, aga ma lihtsalt praegu proovin kõike teha võimalikult palju toitained, vitamiine, mineraale oma kehale anda, et taastada. Ja ma tegelikult tunnen ennast väga hästi, nii et tundub, et see toimib. Mul on kõik asjad pakitud kohverautos ja ma lähen korraks Euronixisse, kuna ma unustasin eelmine kord oma akupanga Mehhikosse. Ja mul on vaja uus osta igaks juhuks reisi jaoks, on alati hea, kui on olemas. Ma ei saanud sama, mis mul eelmine kord oli, aga whatever. Ma teen veel tööasju, mul pere siin taga panevad grilli kokku, ema ostis siis selle reedeegi või nagu green egg, aga punane. Ja varsti peab tegelikult tuitu minema sellepärast, et kell 4 peab juba lennujaamas olema. Ma sätin praegu magama, aga ma tahtsin teile näidata, ma käisin ripsmeid kuulutamas ja värvimas. Esimest korda elus, mul on muidu kunstripsmeid kogu aeg olnud. Lihtsalt vaadake, kui ilusad need on. Mul ei ole värvitud praegu. Nagu amazing. Ja kui te tahate ripsmeseerumid, mis on nagu ei ole hormoonidega. Amazing. Soovitan Eesti toode. See oli minu lapsepõlvetuba kunagi ja ma tulin siis ja täna ööseks, ma saaks hommikul ilusti minna. Ma elasin siin, kuni ma olin 16 minu arust. Kell on juba 11 läbi 5 minutit, aga mul on vaja tööd teha. Mul on vaja viimane helisalvestus salvestada lisamaterjalina, et siis meil väljakutse jooksul on üle nädala, siis avanen nagu lisamaterjal. Justas mina salvestan mikroplastiku teemat, et mikroplast ja kuidas see tõesti meid päriselt mõjutab. Nii et pean selle ära salvestama, ma saaks lennukis seda editida. Ja tööd. Tere hommikust, kell on 3:30 ja me oleme valmis. Mul on süge äge Under Armouri jaoks, süge retro vibes. Tund aega seisime järjekorras jääkohvi. Vaatan Katriini koolitust ja Imagine siin. Nii et natuke veel jäänud, kuskil 45 minutit ja siis lennukile. Jõudsime, nüüd lähme kohvritele järgi. Oh my god, kui mõnus. Väike outfit change, ma olen juba valmis ja nüüd me lähme lihtsalt chillime täna terve päev ja elame sisse. Me saame hotelli alles kella 2. Oh my god, nii mõnus. Meie nunnu tuba, vaatame, mis rõtul. Nii, mõnus. Imps on veits vätsu, nii et jäi hotelli tuppa, ma lähen randa, võtan päikest, panin uued bikiinid selga. Ma istun siin rannas ja minuga on tulnud 2 meest rääkima ja küsin mu Instagrami. Ja
kutsunud neid välja ja ka neid kaite siis lendama, mis kõik seal merel teevad. Nii et päris naljakas. I still got it. Ja ma arvan, et need on need punased bikiinid. Me tulime veel jalutuskäigule enne õhtusööki. Imelised sintroonipuud on siin igal pool. Tahaks endale. Ootame dinnerit. Ma ei tea, see on mingi 10. outfit täna juba. Ma olen kõik oma riided läbi kandnud ja ma joon veini. Cheers! Nii ma võtsin kanakarri, lõhe, salatit ja ma võtsin ühe viilu kartulit. Ma tahtsin seda proovida. Kui ma käisin viimati USAs reisil, siis mul juhtus niimoodi, et mul läks 20 katki ja ma pidin ostma superataki. Ja ma seekord mõtlesin, mul ei ole absoluutselt vaja nagu seda kaasa võtta. Mul on täiesti fresh uued küüned ja mul on mitu küünd katki. Ja mul on ikka ataki vaja. Just ärkasime, lähme hommikussama ja siis kuskil tunni poole pärast me hakkame esimesse kohta liikuma. Oh my god. No vaadake viirus. Nii mõnus. Seal paadi peal võiks küll olla praegu. Tulime kuskile Koovastusse. Vist on draakoni kopp. Seal tahaks täiega ujuda. Meil tehti just üliäge kontsert paatidega, mida ei tohtinud filmida. Ja nüüd me lähme tagasi. Me oleme nüüd Porto Cristos. Siin on lihtsalt nii ilus ja siin toimub selline äge market, mille me kavatseme kõik läbi shopata ja siis kindlasti teeme veel lõunasööki. Nagu oleks laadal. Me ikkagi vahetasime söögikohta, tegime väikse veinitemmega. Siin on see turg, kus me just olime. Nii, meil on pulking emmega. Me pulkime sügiseks. Vaadake, kui mõnus täielik puhkuse tunne on. Me jõudsime hotelli tagasi ja ma näitan teile, mida me ostsime. Me käisime siis Pärli tehases, ilusa tehted ja garantii on ka 10 aastat, nii et kui nendega midagi juhtub, siis nad asendavad selle. Ja ma näitan nii ilus. Mu ema tellis. Sa võid rääkida. Ema tähendab ostis sellise pärlitest. Ja mina, meil on mõlemal juba emaga nagu need päris pärlid peal, aga ma tahtsin lihtsalt uut kaelakett, kuna sellel on väga paks kett. Ma näitan seda flashiga ka, sest et see on nii ilus lihtsalt. Ja ma nägin ühte punast kleiti eile, nii et ma lähen lihtsalt läbi, ma tahan proovida ja siis mul on vaja veel osta paar kingitust. Ja ma lähen vaatan ühte kindlasse poodi, mis siin on õhtusöögin veel aega. Nii et lähen teen samme. Korralik shopping käib ennega. Ja täiesti pekkis nagu seal müüdi jalanõusi, ma näitan teile pärast. Täisnahast, ülimugavad nagu plätulaadsed ja ma veel kauplesin alla, nii et nagu täielik stiil, 2 paari jalanõusi. Perfect. Ja need on ülimugav, ma käisin nüüd poes ringi. Nii sellised. See on meeste rahvale. Sellised püksid. Ja ma loodan, et teile meeldib, kui ei meeldi, siis täna on täiesti teistsugune toit. Paella ja antrikoot. Tere hommikust, ma olen hommikusegi laual ja ma ärkisin üles, et mul on mingi räme punn otsas. Why? Aga ma joon oma 3. kohvi ja varsti lähme avastama. Emme ostab asja. Ma tellisin burrata salati. Nii nunnu suvine. See on nii ilus lihtsalt. See võiks elada täiega, oh my god. Te kujutate, mis seda just olid siia peale saada.
on kõik sidrunipuud. Ma tulin jõuks ja ma teen mingi täiesti suvalisi asju. Et saada kogu kehatrenni. Sellise uue kleidi asjan täna. See on nii nunnu. Jah, mu asjad. See on meie hotelli rooftop, mis ma avastasime. Siin on baar ja bassein veel. Ja me teeme natuke worki siin rõdul. See on siuke melu käib. Täna hakkab reisi 4. päev. Oleme siin kindluse tipus praegu. Me tulime siia kuulsale turule, siin on siuke melu, sa saad igalt poolt süüa tellida. Sorry. Ja igasuguseid asju. Lähme nüüd shoppama emmega. Me oleme siin Palma kesklinnas. Nii, emme shoppab siin. Vaadake kui äge. Leidsime ühe poe, kus me varem Drogiris käisime ja need on nagu 100% cotton-riided ja ülikvaliteetsed, nii et ma pidin kõike proovima. Siin olid kõik need müüjad, kes müüvad nagu fake brändi kaupu, kõik pakivad kokku praegu, sellepärast et politsei tuleb. Väga naljakas. Me jõudsime hotelli tagasi, aga mul on lihtsalt nii hull päikseallergia jalgade peal nagu lööve, mis on nagu nii lamp, sellepärast et mul isegi nagu need jalalaba osad, kus see välja lööb, on mul nagu kaetud. Ja ma lähen igaks üks apteeki, ma ostan selle vastu ühte kreemi, sellepärast, et muidu see läheb ära 2 päeva, kui see ei ole päikse käes. Aga mul on vaja homme päevitada ja rannas olla terve päev. Nii et lihtsalt, et mul natuke kergem oleks olla homme, siis lähen ostan seda kreemi. Tere hommikust! Täna on meil täiesti vaba päevake ja me oleme randa. See on ilus kleidike, mis ma ostsin endale sünnipäevaks. Massimo Tutti. Naturaalsed materjalid. Olen siin trenni praegu, aga ma näitan teile, milline see päikseallergia välja näeb. Nii saate mu varbaid vaadata, aga selline tuleb kõik nagu täis selliseid täppe. Käte peal on ka. Oh my god. Ja päikseallergia võib tekkida niimoodi, et kui sa oled just teinud antibiootikumi kuuri või sa oled selle peal ja sa lähed päevitama. Kui sa oled väga palju söönud seemneõlisid, fritüüritud toitu, väga palju suhkrut, sa lähed päikse kätte, sa võid välja lüüa, kuna see reageerib nahaga. Ja kui sa oled näiteks söönud hästi palju rohelisi köögivilju ja spinatit ja sellerit näiteks. See võib ühe korra tulla ainult ja võib ainult ühe korra olla või siis see võib tulla ja jääda igavesti. Ma pole väga sügavalt seda uurinud, aga ma loodan, et ma saan lahti sellest. Me emsiga päevitame siin rannas. Ma käin poest läbi, ma tahan apelsini. Siin on nii head kohalikud apelsinid, see crazy. Igal pool on sidrun ja apelsini puud, nagu ma olen näidanud siin ka. Ja need on lihtsalt nii head. Nii et ma tahan oma isu täiesti täis nendest süüa, enne kui me tagasi tuleme. Päikseallergia on suht crazy. Ma ei tea, kas siit on näha. Lööve on veel. Mul on mingi hästi naturaalne päiksekaitsekreem, mida ma panen nendele kohtadele, et ellu jääda. Ja ma hakkasin vaatama kortereid Alicantesse lambist. Räägin kinnisvaramaakleritega, sest et Hispaania on tõesti selline koht, kus ma näen ennast ka elamas. Müüs mingi uut arendust, 2-toaline, üliilusad korterid Alicantes. Nii et ma teen läbirääkimisi asju. Et suva, et kui juba tulla, siis võiks nagu osta. Väga hea investeering ka, nii et vaatame, mis saab. Tulin korraks riide vahetamas, ma lähen kohvikusse, ma tellin ühe pina colada ja teen tööd veits arvutis, kuna ma ei viitsin päikse käes olla.
Vot niimoodi ma peaks iga päev elama ja tööd tegema. Nii, ma tellisin endale neid, see on üks mu lemmikuid snäkke, ma tean, see on väga nagu cheat meal, aga need beebi 8 jalad fritüüritud, Pina Colada, ja ma panin Claude tööle, et ta teeks minu ingliskeelse konto analüüsi ja teeks mulle veebilehe valmis, et mis töötab ja mis ei tööta. Ta on siin ise hiirega tegutseb ja analüüsib terve mu kontot ja siis ta teeb mulle siukse korraliku veebilehe ja väga mõnus, ma lihtsalt chillin. Tuli nüüd randa, teine Pina Colada. Oh my god, ma loodan, et ma ei ole ära põlenud, aga päris valus on. Natuke veel siin, mingi pool tundi ja siis hotelli tuppa. Tulime shoppama jälle ja M-soosi ma prooviks. Ja me matchime nüüd emmega. Ma proovisin teha oma imelist läbirääkimist ja 2 eurot sain alla kaubeld. Mis palju sa said? Emme sai ka 2 eurot. 2 eurot sa maksid. Peab veel harjutama seda. Nii, emme, mis sa jood siin? Cheers. Rosé. Mallorca. Nii ilus on siin lihtsalt. Ma ootasin seda päeva. See on veini maitsmine. Nad panevad nii palju meile ja meil on 3 veini vaja maitsesta. Kell on alles mingi 12. Nii, kell on 12 ja ma tunnen, et ma olen drunk. I love day drinking. Ja... Oi. Tere! Vaadake neid tegelasi. Nad chillivad siin. Tulime siia kuskile mäe otsa. Oh my god. Tossa on nii välja. Emme jõuad või? Väike rannatiks. Vesi on perfect. Panin oma punased bikinid sellega jälle. Täiesti hõlesinine vesi. Meil oli siis jälle shopping. Ma ostsin sellise topi. Ma lihtsalt loodan, et meil Eestis on nii soojad ilmad, et ma saan sellega chillida. Ja siis sellise seeliku veits kortsus praegu, aga läikiv. Mu bikinid. Don't mind. Selline läikiv ja sellise mustaga. Tere hommikust. Täna ongi siis puhkuse viimane päev ja ma tulin siia trenni tegema ja ma tahtsin teid kaasa võtta ja natuke niisama vabistada. Et ma üldse ei viitsinud täna trenni tulla, aga ma võtsin, et suva, et ma pean tulema, sellepärast et täna viimane päev, kus ma tahan juua väga palju Pina Coladasi ja tegelikult mul on vaja räigelt ka tööd teha. Tegelikult mul on mitu sissetulekuallikat tööna ja üks nendest on siis video editing, on ju. Ja mul on vaja täna editida riile, siis mitte enda jaoks, aga jaa, et see võtab ka nagu mul aega mõned tunnid. Siis mul on vaja meilid üle vaadata, mul on vaja meta-adside analüüs teha, mis mul Indarra jaoks jooksevad ja selle jaoks uued plaanid teha. Ja Indarra lehel on vaja teha väga palju uuendusi ja ma teen praegult oma arvutile update, et ma saaksin seda cloud coworki hakata nagu normaalselt kasutama, et ta enam ei lasknud mul. Ja ma praegult olen kasutanud cloud koodi kõige rohkem siis nagu analüüside asjade jaoks. Nii et ma tegelikult tunnen, et täna tuleb väga mõnus töökas päev Pina Colada kõrval ja arvatavasti teen seda kõige rannas. Ja mul on vaja koostöö raames postitada ka lõpuks nende reel. Ja see on täiesti horrific olnud, kui halb nende marketing management on olnud. See on täiesti kohutav. See on täiesti kohutav. Ja ma lihtsalt küsisin liiga vähe selle eest, millega ma olen pidanud tegelema, nii et update.
Teate, ma tegelikult absoluutselt ei viitsi mõelda, mis trenni ma teen, nii et ma võtan Indarra 15-minutilise hiittrenni lahti ja lihtsalt tõmban peeneks sellega. Editin hetkel riile, panin ka postitus üles ja täna terve päev siis Empsiga chillime siin rannas jälle. Ootan, kuni kokteilimüüja tuleb pinakolaadaga. Eile tal ei olnud pinakolaadat, aga ma palusin ja siis ta läks eraldi sinna mingisse Chinese restauranti, siis ta tõi mulle. Mees, kellelt ma eile pinakolaadat ostsin, ta keeldus täiesti, nii et ma läksin nüüd ise otsima kuskile linna peale, kus ma leian pinakolaadat. Nii et vaatame, radnud ka. Poed on siin. Ma sain oma pinakolaada, me olime rannas 4 tundi. Okei, võtsime teise, eelmine oli päris halb, me jõudsime uude kohta, vaatame. Tulin jalutama, mul on vaja veel mingi 4000 sammu teha, sõin korraliku õhtusöögi. See oli väga epic õhtusöög. Aga mõtlen, et nagu, kuidas ma olen siin blogis üldse midagi huvitavat teinud. Reaalselt, ma mingi mõtlesin, jaa, ma räägin täiega mingi, ma ei tea, mul olid igastahes kõik plaanid tehtud ja clearly ma ei mäleta enam mitte midagi. Sellega on see vlog ikka lõppenud, ma lähen lennuki peale tagasi Eestisse oma rutiini ja aitäh, kui sa siia lõpuni jäid ja tšau!